vähesed oskavad väita, et virtuaalne maailm, virtuaalsed inimsuhted on midagi veel paremat või hoopiski veel nõmedamat kui praegu. Ja vähesed oskavad väita ja ka teada, et puudutus tuhandete kilomeetrite kauguselt oleks sama mõnus kui näiteks üle keha libistamine. Kas virtuaalses ühiskonnas on tööpuudus, kas seal on sõjad, me ei tea, aga virtuaalse maailma väikene testiversioon käivitati nädal aega tagasi. Ja kas seal oli see virtuaalse ühiskonna head küljed ka esindatud või hoopiski näitas see nende pahelisust? Te näete. Mis on virtuaalsus? Midagi müstilist. Ma arvan, et see on see, mis meid kõiki mingi 20 aasta pärast ees ootab. Kas virtuaalsus on midagi hirmsat? Tehnika. Ei ole. On ka ole tulevik? Ei ole, ilus on. Veel ilusam kui praegu. Kui elekter ära läheb, kas virtuaalsust enam ei ole? Seda ma ei oska öelda. Ma arvan, et siis leiutatakse selle virtuaalsuse asemel mingisugune ilma elektrita virtuaalsus. Virtuaalsus on, aga me ei näe, siis lihtsalt elektrit pole. Virtuaalsus on seotud arvutitega. Ei, tegelikult on see virtuaalsus on kõik, mis ei ole reaalne. See tähendab, kõik on küber, reaalsus on see, mis juhtub, aga virtuaalsusega on see variant, et virtuaalsus saab pärast Reaalsus on konkreetne. Jah. Virtuaalsus saame pärast muuta, me saame seda oma kasuks teha. Virtuaalsus on eelkõige internetis surfamine minu jaoks vähemalt. Ma ise arvutiga nii palju ei tegele, aga internet ja muu andmetöötlus on minu jaoks virtuaalsus. Kas sa oled ise ka praegu virtuaalne? No ma üritan. Ma üritan olla üks arvutimängu kangelane, Lara Croft. Kogu see virtuaalsus hirmutab sind mingil määral. Ei tea ju tegelikult, missugune see saab olema. Ei, võib-olla hirmutas pärast filmi Matrix vaatamist, et võib-olla see kõik see elu ongi üks suur virtuaalsus. Kui see virtuaalne maailm kätte jõuab ja elekter ära läheb, mis saab? Maailma lõpp. Virtuaalriik ja infotehnoloogiline riik on need eri asjad. Minu jaoks kipub see virtuaalsus tavaliselt jääma nagu belletristika žanris ja reaalne infoühiskond, maapealne infoühiskond vajab kindlasti selliseid poolulmelisi visioone, et kuhugile mingisuguseid põnevaid mõttekäike ja visioone edasi viia. Aga reaalses maailmas tähendab infoühiskond seda, et inimestel on võimalus oma oskusi ja teadmisi juurde hankida ja oma oskusi ja teadmisi oma enda elu paremaks äraelamiseks kasutada. Tehnoloogia, kaasa arvatud siis infotehnoloogia ja internet on täiesti sekundaarsed. Kui me nüüd räägime sellest, mis üldse infoühiskonna all mõista, millised tema olulisemad tunnused oleks, siis muidugi kõigepealt see, et infoühiskond algab siis, kui suur osa inimese kogutud andmeid ja teadmisi on talletatud digitaalkujul ja on kättesaadavad infotehnoloogiliste vahendite abil ja maailm on samal ajal ka siis juba seotud ühtse ja üldkasutatava infoedastusvõrguga, nagu me teame, praegu on selleks kujunemas internet ja muidu kõigil inimestel on siis põhimõtteliselt võrdne juurdepääs sellele, mis ühtlasi tähendab siis seda, et järjest rohkem igapäevaelu sündmusi, kohtumisi, eks ole, poeskäike, tööasjade ajamisi, mis iganes leiab aset küberruumis, selles suures võrgus siis. Ja muidugi infoühiskond võiks ju tähendada ka seda, ma loodan, et infoühiskonnas on
suur hulk seda rutiinset tööd, sealhulgas ka rutiinset infotöötlust antud masinatele ja inimene saab üha rohkem keskenduda siis loomingulisele tegevusele ja sotsiaalsete suhete arendamisele. Kas infoühiskonna inimesed suudavad niimoodi näost näkku suhelda? Või miks mitte? Ma ütlengi, et mulle tundub, et võib-olla pigem hakkab toimuma vastupidine nähtus, mida rohkem neid arvuteid su ümber on ja mida paremini sa oskad neid kasutada, seda rohkem huvitaval kombel inimene hakkab otsima hoopis teistsugust lähedust. Ma näen ise, vähemalt jälgides interneti kasutajaid, et selline vasikavaimustuse periood kestab kõige rohkem paar kuud. Seejärel tuntakse, et maa peal on hoopis rohkem ja põnevamaid asju, millega tegeleda. See sealpoolne infotehnoloogia peal pakutav tegelikkus ei saa mitte kunagi asendada seda maa peal toimuvat tegelikkust. Vaataksin kas või oma lugupeetavat värsket nõuniku Linnar Viiki, siis tema jaoks on kõik olulisem olnud tema laps ja ma arvan, et see on võib-olla ühe sellise tõelise infoühiskonna inimese üsna hea iseloomustus. Asendama seda maapealset elu, minu sõpru, sugulasi, tuttavaid, minu klubi, minu seltskonda, minu korvpallimeeskonda ei hakka ta kunagi. Et kui mõelda selle arvutimaailma ja kogu selle virtuaalse keskkonna peale, et siis võib öelda kindlasti, et ta on kultuuri osa selles mõttes, et kogu inimkonna kultuur on tema mingite organite pikendused, et nii nagu televisioon pikendab nägemise, annab häid kaugusi, nagu raadio annab kaugustest on võimalik kuulda, et võib öelda, et see kogu arvutiseerimise värk on ikkagi, kogu internetindus on kindlasti inimese olulise kontakti võime pikendus, nii öelda. Kas tundeid saab ka pikendada? No vot, tegelikult ma ei näe seal väga suurt erinevust, et kui inimene loeb raamatut ja saab sealt teiste inimeste kirjanike esitatud tunded jäävad ikka enda omaks. Ma arvan, et üldse kogu see virtuaalne maailm on fantastiliselt tore ja et ta ikkagi inimese fantaasiat mitte ei pidurda, vaid ikkagi pigem annab talle juurde. Kui palju nüüd sellises infotehnoloogilises riigis saab lõhe suureneda inimgruppide vahel, kellel on võimsam arvuti, kes on parema tööotsa peal, kellel on programmid paremini selgeks õpitud ja need, kes elavad maal, kes jäävad sellest hoopiski maha? Ma esimese suure lõhena tooksin esile mitte niivõrd praegu ühe riigi sees toimuva, kuivõrd selle, mis toimub maailmas. Ma näen praegu väga selgelt, et maailmas on tekkimas väga suur lõhe nende riikide ja lausa regioonide ja võib-olla isegi kontinentide vahel, kes on nagu tehnoloogia ja kõrgtehnoloogia mõttes just need, kellel on sellele olemas ligipääs, kes omavad seda, kes osalevad selle arendustsüklis, tarbimistsüklis ja uue ja veel suurema lisaväärtuse loomise tsüklis ning need, kes hakkavad üha lootusetumalt maha jääma. Kõige selgemaks näiteks on kindlasti praegusel hetkel maailmas Aafrika, aga paljuski ka valdav enamus ülerahvastatud maailma regioone, kas või Lõuna-Ameerika, India, paljud Aasia maad. Kas nüüd seda mahajäämust iseloomustab ka Huxley väide, et 20% dikteerib ja 80% siis sörgib sabas? Eks seda sellist püramiidi on ehitatud isegi veel nagu teravama tipu peale. Praegusel hetkel arvatakse, et kogu maailma kõrgtehnoloogia innovatsiooni juhib praegu ainult paarkümmend firmat ja võib-olla 120–150 000 inimest siin maailmas. Tehnoloogiasse enesesse sisse ehitatult ei ole mitte mingisugust jaotust 20-80 olemas. Kui see jaotus tekib, siis see tekib meie endi inimeste pärast, ehk me võtame kellegilt ära võimaluse seda tehnoloogiat kasutada või ei anna seda tehnoloogiat just avalikku kasutusse. Kas Eesti saamine virtuaalriigiks ehk siis infoühiskonna osaks tähendab rahvusriigi lõppu? Oh ei, kuidagi mitte. Rahvusriigi lõppu on väga läbi erinevate tehnoloogiliste leiutist ennustatud juba
sadakond aastat. Pigem vastupidi on need tehnoloogilised täiendused teinud rahvusriike võib-olla tugevamateks. Nagu pean prioriteediks, et inimestele oleks võimalik tagada praegusel hetkel nagu kas või riigi poolt ligipääs arvutitele ja internetile muutub täiesti mitte midagi ütlevaks ja ebaoluliseks 10 aasta pärast, kui võib-olla internet jookseb meie tuppa samamoodi nagu elekter praegu või vesi ja arvuti on meie jaoks sama lihtne kasutada kui televiisori kaugjuhtimispult. No kui Eesti läheks ametnikuta ühiskonnamudeli peale, kas see tähendaks tööpuuduse kasvu? No, ma arvan, et ametnikuta ühiskond on enam sama võimatu nagu paberiteta kontor. Ta ideaalis võib küll eksisteerida, aga reaalsuses ta vaevalt, et eksisteerib. Ja ka selle tiigrihüppe 2 eesmärk, mis on just suunatud tegelikult meie riigi efektiivsemaks muutmiseks. Eesmärk on see, et need ametnikud, kes meil on, lihtsalt tõhusamalt ja efektiivsemalt toimiksid ja et inimestel oleks nende ametnikude tegutsemisele, nendele otsustele tunduvalt parem ligipääs, kui see siiamaani on. Kui on arvatud seda, et senine massikommunikatsioon ja selle globaallevik, ehk see, et meil on Eestis võimalik näha välismaa filme ja meie kuulame kõik välismaa muusikat ja meie kaubamärgid, mida me üle kõige hindame, on globaalsed rahvusvahelised suured kaubamärgid. Et see nõrgendab meie rahvuslikku identiteeti lõplikult ja hägustab selle. Ei, sellel väitel ei ole alust all. Ja teiselt poolt muidugi inimestel tekib parem juurdepääs informatsioonile, ühtlasi siis ka, eks ole, võimalus koos sellega riigiasjade ajamisel oma sõna sekka öelda või oma arvamus kiiresti välja öelda. Ja muidugi on võimalik paljusid riigi ja kodaniku vahelisi asju ajada siis suhtlemise teel, ainult siis sidekanalite kaudu, nii vahetada infot kui ka dokumente. Virtuaalriigi üheks ohuks on elektrikatkestus? Ma arvan, et see natukene haakub selle sama eelmise küsimusega, sest et ega elektrikatkestus ja üldse kõikide süsteemide sellest välja löömine muutub kindlasti üheks tulevikusõja väga oluliseks osaks. Samal ajal ma arvan, et tehnoloogia arenedes leidub ka vahendeid, kuidas sellele vastu seista. Kui inimesed virtuaalriigis või ühiskonnas oma arvutite taga vaikselt nokitsevad, kas nad jäävad ka õhtutundidel sinna oma seksuaalseid elamusi ootama ja võib-olla ka läbi viima? Ja selle kohta ma statistikat ei tea, aga et arvata võib, et inimene kõiki oma olulisi asju püüab igasugustel viisidel realiseerida ja kindlasti on ju kogu see seksuaaltemaatika ju internetis ikka hästi suur, nagu ma olen aru saanud. Et kindlasti, jah. Kas see võib ka kuidagi füüsiliseks muutuda, virtuaalseks? Minu kujutus on nagu, ütleme, seksuaalsuses väga suur osa fantaasiatel. Ja nüüd, et kui nüüd mõelda siis neid mingeid mehaanilisi või tehnilisi vahendeid või elektroonilisi puudutusi simuleerivaid vahendeid, et ma usun, et inimkond kindlasti mõtleb igast asju, on ju vibraatorid välja mõeldud ja aga ma arvan, et ta ei lähe iialgi ohtlikuks, et on üks seltskond, kes leiab selles oma võlu ja on neid, keda jätab see täiesti ükskõikseks ja põhimõtteliselt on tore, kui üldse inimkonna võimaluste hulk suureneb. Kas see virtuaalne elukorraldusi või teha inimest sellises tavapärases elus õnnetuks ja abituks? Ma usun, et kõik võimalused on olemas, et siis on see abitus tal mingil kujul enne ja ta võimaldab nagu tõesti ennast peita teatud mõttes. Aga ma ei näe katastroofi või ma ei arva, et nüüd peaks rääkima, et igale poole panema hüüumärke ja et nägema väga suurt ohtu. Küberseks ei saa naudingut pakkuda? See on jällegi ulmefilmide temaatika ja kuigi ma arvan, et ekraani kaudu toimuv dialoog kahe inimese vahel võib olla väga erutava iseloomuga, samamoodi nagu võib seda mitmete muudegi, ma ei tea, kas või kunstiteoste või mingisuguse muusikapala kuulamisel aduda samasugust seksuaalset energiat on siiski kõigi
romaanitsejate ja armastajate vahel peaeesmärgiks ikkagi maa peal kokku saada ja siis seda asja päriselt toime viia. Need noored tutvusid kõigepealt virtuaalselt, alles seejärel said nad kokku, vaatasid näost näkku ja mis te siis tegite? Nägite, et see on see mees ja sina vaatasid, see on see tütarlaps. No vaadata nagu ei olnud eriti kuskilt, et ainult jutu järgi, pilti ei leia. See on, jutukas tuleb nagu inimese päriselt välja, et hakkad vaatama, et mis ta räägib ja kes ta on, et see nagu, et pilte nagu eriti ei olnud ja siis hakkasid just vaatama, et missugune inimene on, et see imponeeris alguses. No kui te nüüd saite füüsiliselt kokku, missugune reaktsioon oli? Positiivne. Positiivne, alati on positiivne. Muidu me ei oleks koos ju praegu. Kas te bluffisite kõigepealt ennast ikka üles, et ma olen musklis, sina võib-olla, et ma olen väga rinnakas, mul on suured puusad? Seda on hästi riskantne teha, sellepärast tavaliselt tuleb välja, kui ei ole ja siis on üks variant on alati kõik ennast maha teha, et ma olen ikka nii kole ja nii paha, et sa ikka ei taha minuga kokku saada, et siis pärast üllatusmoment on suurem, et siis tuleb selline positiivne reaktsioon järgi, et mina küll ennast niimoodi üles ei kiida kunagi jutukas. Mina arvan, et üldse tasub igasugune jama ajamine kõrvale jätta ja aus olla. Kaua te venitasite sellega, et tõesti kokku saada? Päris kiiresti vist läks. Jah, üsna. Me oleme sellised ei viitseriti jokutada ja venitada selline aktiivsed inimesed. Kui palju teie suhtest on praegu virtuaalne ja kui palju te puutute tõeliselt kokku? Pooleks enam-vähem. Me käime mõlemad tööl, nii et tööajal on virtuaalne ja muidu siis nii palju kui on. Öösel siis olete käsikäes või? Ja ei, öösel arvutitega ei istu. See on see, et kui sul on suhe, mis on nii arvutitega kui öösel, siis tuleb kokku väga hea asi, et kui on ainult arvutis või ainult öösel, et siis jääb üks pool puudu. Mida sina tahad siis? Arvutisuhtlust või öösuhtlust? Ma olen siuke normaalne inimene, et kõike siis. Sellepärast ongi hea, et mõlemad on olemas. Ja elu on ka näidanud seda, et kui ka toimub selliseid erilisi olukordi, siis tegelikult kõik ikkagi sõltub mitte sellest tehnoloogilisest keskkonnast, vaid kõik sõltub inimesest. Maksa arvata, et infoühiskond on suur hulk arvuteid, mis on üksteisega ühendatud ilma inimeseta, ilma tema väga hea koolituseta tegelikult ei ole nendest ühendatud arvutitest, olgu neid nii palju kui tahes nagu suuremat tolku. No minu kujutlus on kogu aeg selline, et kõik see, mis siin arvutisse sisse pannakse, on ikkagi ju inimeste tehtud ja et isegi need, kes masinad ületavad maletajaid, et ta on nagu selle operatsioonide kiiruse eelkõige kaudu, et nagu nende uute asjade tegemine, et see paraku minu teada on küll ainult seni veel selle inimmõistuse enda privileeg. Et kas pole nii? Teie olete ehitanud virtuaalse stuudio, millest te selle ehitasite? Võtsime ühe arvuti, hulga pilte, pisut liikuvaid, pisut seisvaid ja kleepisime nad nii-öelda üksteise peale kihiti kokku ja surusime siis saatejuht Raagi sinna virtuaalse stuudio vahele. Kas sellist virtuaalset, antud juhul saatekujundust saaks ka rakendada teisiti kulude kokkuhoidmiseks, et mitte raisata puitu ja teisi ressursse? Ei tea midagi, siin on täpselt niimoodi, et kui mida perfektsemaks minna selle stuudio ehitamisega, võib see isegi kallimaks minna, sest puu on põhimõtteliselt odavam isegi kui see arvutigraafiku töö, kes hakkaks nüüd täpselt detaili lihvima. Me läksime suhteliselt lihtsalt teed pidi, võtsime vanadest filmidest mingi klassikalise toa, mis meile endale meeldis, siis ehitasime nii-öelda esimese, teise, kolmanda, neljanda, meil oli kuskil 4-5 kihti oli meie virtuaalses stuudios pilti, aga tähtis point on see, et meil kaamera ei liikunud, meil oli staatiline kaamera. Kui nüüd teha selline peenem ja vingem kujundus ikkagi kaamera liikumist ja virtuaalne pilt seal peal suudaks ka nagu haarata siis suurt plaani ja sõita, siis see läheb ikka märksa kallimaks, kui ehitada üles üks korralik stuudio, kus siis saaks nagu nii livena pilti võtta või ehedana. Kuidas saatejuht ennast seal virtuaalsuses tundis? Alguses oli tal muidugi raskem, sest põhimõtteliselt oli tal stuudios ainult sinine sein ja üks tool reaalne, millel ta istus. Kõik muud vidinad olid siis, ta pidi ette kujutama, et ta seinast läbi astuks, et aknast nii-öelda läbi ei kõnniks, et ta ei toetaks valesse kohta oma liigutustega. Meil oli nii, et stuudios me panime tal ikkagi jooned maha, kust kaudu ta liikus.
ja no vahel tihti juhtus küll jah, et ta näiteks istus vale koha peal, istus õhus või läks sujuvalt jalga, kõigutas jalg läbi laua või selliseid asju ikka nagu juhtus. No harjus ära iseenesest. No kui alguses oli stuudio virtuaalne, siis lõpuks ka saatejuht virtualiseerus seal. Legend oli selline, et tegelikult käib Ilmar Raag 2 korda kuus Ameerikast meil saadet tegemas ja Toomas Lepp maksab selle kõik kinni. Kõik olid väga vihased, tegelikult see nii ei olnud. Me püüdsime analüüsida terve aasta tekstid ja sisud ja Raag põhimõtteliselt rääkis meile ära suure osa tekste, võtsime ta videolinti ja siis hiljem liitsime arvutipildile tema juurde. Ja no, kui meil hakkas materjalist Raagist puudu jääma, siis tegime sellised kinematograafilisi trikke, et üldplaanis Raag liigutab suud ja kuna meil on suhteliselt ühesugused hääletämbrid, siis tegime minna Raagi häält peale ja ega ei saanud suulased ka eriti aru, et Raag vale häälega räägib. Virtuaalsus sobib petmiseks, tüssamiseks. Jah, me tegime tõesti Friigis lõpuks siis tõestasime, et on võimalik teha saadet ka ilma saatejuhita. Meil oli kõik virtuaalne saatejuht, stuudiokujundus ja isegi häälematerjal oli natukene muudetud. No, jah. Kuradi Kus su arvuti on? Kodus. Oma arvutit kaasa ei toonud. Kas sa kasutad arvutit trükimasinana? Kasutan arvutit mitte trükimasina, vaid pigem on ta mu hea sõber. Selles mõttes, et kõik asjad algavad arvutust, sest tegelikult on nii kiire selline suhtlemisvahe, et no kas või see, et see internetki, eks ju. Et sa hommikul võtad omalt kirjad vastu ja kohe suhtled ja nii edasi. Tegelikult on olemas ka instant message'id, eks ju, millega sa saad kohe otse suhelda tegelikult. Saad sa ilma arvutita hakkama? Ütlen, et ei saa. Tegelikult, et arvut ei ole ka ainult üks, et on arvut. Tegelikult arvuti juurde käivad mitu muud komponenti. Ütleme, igast printerid, igast muud sellised asjad, et et arvut üksi tegelikult ei ole kõik see, mis ma vajan või mis mul näiteks tööks vajalik oleks, aga tegelikult on veel igast asju juurde vaja. Oled sa võrgus? Võrgus ka. Võrgus peab olema. Võrgus peab püsima. See on virtuaalsus? Virtuaalsus minu jaoks on rohkem ongi siukene ma mõtlen kohe virtuaalsuse peale, siis ma mõtlen seda, et ma vaatan ühte punkti ja nagu kõik nagu jookseb kiirelt mööda. Sama asja nagu see virtuaalsus, et kõik möödub kiirelt ja kõik asi käib kiirelt, et suhtlemine kiirelt, kõik sellised asjad. Kas virtuaalsus saab ilma elektrita eksisteerida? Kindlasti saab mingis mõttes. Kõigi kodulehekülgede häbiväärsem näide. See on arvutisaade Kuku raadios Tehnokratt. Nad on lasknud tõenäoliselt raadiosekretäril tippida HTML dokumendi valmis ja ongi sellega asi ühel pool. Tehnokratti üks tegijatest Peeter Marvet on sõna võtnud erinevate kirjašriftide liigsest kasutamisest ja selle lehekülje tegemiseks on piisanud vaid ühest. Väga skeetlik, väga lakooniline ja väga igav. Ka kõige sügavamates seksirännakutes internetis poleks kõnealust lehte üles leitud, aga seal lubati näidata, kuidas valmib arvutisaade raadios. Aga nad ei taha seda mitte sugugi üldsegi näidata meile. Me kohe proovime. Vau, äkki tuleb. Meil on andmed, et seda saadet näeb ainult siis ülekannet, kui asi on ka otse-eetris. Kui Tehnokratt kodulehekülg on nii igav, siis mida võib arvata raadiosaatest Tehnokratt? Midagi põnevat? Et reklaamipausini on veel mõned minutid aega, siis loomulikult kõht on juba tühjaks läinud. Me oleme leidnud midagi gurmaanidele. No, võime ju vaadata, et vaata Star Wars ja väga hea film, aga võita romantiline õhtusöök. Kellega Eesti kõige kaunima kuulsama näitletariga? Siin tuleb täita ankeet. Ja olenemata sellest, kes see kaunis näitletar on, see selgitatakse veel välja, võib ju ühe tagasihoidliku õhtusöögi läbi viia. Ühel päeval laenasime endale Allan Martinsoni käest raamatu. Aga mitte sellise, mida iga päev lugeda saab, vaid sellise, mida ilmselt teie lapsed hakkavad koolis kasutama. See raamat on selline.
mis muud kui avame raamatu. Need, otsustasin lugeda Alice'i seiklustest Imedemaal, aga mis teha? Raamat on veidikese valepidi ees. Siin on üks siuke naljakas nupp. See raamat on muidugi inglise keeles ja loomulikult võib ju aeg-ajalt tekkida probleeme, et just ma kõiki sõnu tean. No õnneks on siin selles raamatus, õigemini selles karbis tunduvalt rohkem raamatut kui ainult üks. Võtame siit sõnaraamatu. No nii, aga ütleme, et nüüd ma olen tüdinenud Alice'ist Imedemaal ja ma tahaks midagi muud lugeda. Mis ma siis peale hakkan? Tegelikult on see väga lihtne. Ma võtan, panen selle seadme juurde kuuluvasse alusesse. Siin on meil lihtne. Võtame aadressi lahti ja saamegi selle Rocket e-booki jaoks avatud raamatukogu. rocketlibrary.com ja siin on meil võimalik downloadida terve hulk kraami ja lugemismaterjal on meil igal ajal kätte saada. Nii lihtne on tuleviku raamatu lugemine. Virtuaalne ühiskonnakorraldus ja virtuaalsed inimsuhted, need on raamatutes ja filmides juba avastatud ja tõenäoliselt need jäävad ka selle valdkonna pärusmaaks. Ühiskonnakord, kus infotehnoloogia omab mingisugust tähendust, see sellel aastatuhandel veel kätte ei jõua, aga tõenäoliselt järgmisel küll. Nädala pärast oleme me haridust omandamas, aga me ei lähe kooli, vaid me proovime kõrgharidust saada, kasutades elektronposti. On see võimalik ja kui palju on Eestis üldse neid inimesi, kes valdavad seda masinat, mida me ei ole harjunud kutsuma arvutiks. Oleme võrgus.